Tere tulemast Musta kassitaru lugemisse Jäärad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 19–25 jaanuar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Ja teie nädal algab siin hirmsa südamevaluga. Siin on varjud ehk need on hirmu unenäod, minevikus tehtud mingisuguse vea pärast. Te hirmsasti siin kahetsete, süüdistate ennast, olete tohutult õnnetu, istute siin suures mures ja nutate taga midagi, mis on teie elus läinud väga valesti. See esimene kaart on mõõkade 3 ja siin on sõnum selge, see on südamevalu. Edasi tuleb selline varjude kaart. See on minevik ja need on mingid mineviku varjud, mis teile muret teevad ja millest te lahti ei suuda lasta. Siin on karikate kuninganna. Teie olete enda vastu väga karm. Te süüdistate ennast milleski. Ma ei tea, kas te olete selles süüdi või te pole süüdi, aga midagi on teil igal juhul väga nässu läinud, sest siin on karikate 5 ja karikate 5 räägib sellest, et te nutate taga seda 3 ümber läinud karikat, te olete väga õnnetu, täiesti lohutamatu ja ei saa aru, kuidas see nii võis minna, aga te jätate tähelepanuta need 2 karikat, mis teil siin veel püsti on. Et keskenduge neile 2 karikale, minevikku ei saa te enam muuta. Ja enese süüdistamine ei anna üldse mitte midagi. Just selle sama pärast, et te ei saa minevikku muuta. Te saate tulevikus teha lihtsalt targemad otsused. Keskenduge neile 2 karikale, mis on teil veel püsti ja tehke lihtsalt tulevikus paremad otsused. Aga siin all läheb asi juba rõõmsamaks, et siin on karikate 3 ja karikate 3 tähendab minu jaoks sellist head seltskonda, mõnusat koosviibimist, selliseid häid inimesi, kellega koos olla. No see on nagu selline sõbralik olemine, et peale seda suurt südamevalu ja hirmsat muret minevikus tehtud vigade pärast või mis iganes teil untsu läks, selle kõige peale võiks tõesti kellegiga oma sõpradega maha istuda, võib-olla seda asja natukene arutada. Ja ehk tuleb sealt parem lahendus. Siin keskel istub mees oma rahahunniku otsas, et mulle tundub, et kogu see pahandus ja jama ongi kuidagi rahadega seotud. See keskel on siin üks kitsimees, kes ei taha raha välja anda. Ja viimane kaart räägib seda, et teil tuleks enda seisukohti kaitsta. Ja mitte enda vastu karm olla, vaid püüda siit edasi minna. Kaitske oma seisukohti, ärge võtke endale liiga suurt koormat, ärge üritage teiste inimeste elu elada ega nende probleeme lahendada, et igaüks vastutab ikkagi selle eest, mida tema korda saadab. Et kindel on see, et teie ei saa elada teiste inimeste elu ja te ei saa lahendada ka teiste inimeste probleeme, isegi siis, kui te seda soovite. Ka kõige lähedasemate inimeste probleeme ei saa meie lahendada. Et jätke need vastutus tegude eest ikkagi neile, kes need teod on sooritanud. Teil ei ole kerge nädal tulemas. Ainukene selline helge kaart on siin reedene see karikate 3. Et igal juhul, kui teil on mingi koosviibimine või istumine kas või sõbrannadega või pereringis, siis kindlasti võtke sellest osa. Kaitske siis oma seisukohti. Ja ärge muretsege nende asjade pärast, mida te muuta ei saa. Keskenduge sellele, mida te saate muuta. Minge edasi puhtalt lehelt, me tehke targemad otsused
ja ärge võtke vastutust teiste inimeste tegude eest. Ma soovin teile jõudu sellel nädalal ja vaatame, mis järgmine nädal toob. Kohtume järgmisel nädalal.